küsimused, et meil on jah, tõesti viktoriin on meil. Viktoriinil on parem, kui vastad kiiremini ja selgemalt, et kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Ei. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Jaa. Kas transsooliste õigused on teema, millega peaks riik rohkem tegelema? Miks üldse selline küsimus? No vot, aga kas me peaks tegelema nende transsooliste õigustega rohkem? Miks me peaksime nendega tegelema? Väga hea. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Ja loomulikult, sellepärast on nad ei lõimu lihtsalt meie ühiskonda. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Loomulikult. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? Üks kindel tunne on see, kui sa püksi lasknud, et ei pea. Aga hea. Aga nüüd on selline huvitav küsimus, et kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamisest ette poole? Võin öelda, et ei ole õige, sest ma olen kohanud neid naisterahvad, kes on tegelikult rääkinud ja nad on päriselt kurvad. Et see õige aeg on üle läinud ja siis ma lähen ja räägin selle, et oi, need ütleb, et jah, et aga see riivab mind sellepärast, et ma valisin karjääri. Ja no tegelikult, kui me siia võin kommentaariks öelda, et Eesti lõpuks on nendel see valiku, kui see valik läheb aina viletsamaks, siis nad peavadki endale mingid viletsad mehed valima, kuna see paremad mehed on juba läinud. No hea geeniga paremaid mehi jagub ka igale poole. Jagub, okei, see on siis selge. Ja nüüd mõõdame siis seda parempoolsust, et kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Ei, edukust ei tohi karistada. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Ma arvan, et nad juba praegu maksavad liiga palju ja kaudseid makse. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? Kui need on riigi enda firmad, sel juhul jah. Nii, kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? Võiks erastada küll, aga strateegiliselt olulised asjad tuleb hoida ikkagi riigi kontrolli all. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristliku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Nii, kas inimesed peaksid ise rohkem oma pensioni eest vastutama? Võiksid, sest et mina ei ole näiteks pensionil siiamaani mõelnud ja kui ma sinna välja vean, see on ka jube lahe, siis ma arvan, et me tõstame enne seda veel 2 aastat. Seda iga. Pensioni iga, jah. Nii, kas riiklik alampalk on vajalik? Ei, sellepärast, et see tekitab vaesust, sest siis, kui juba räägitakse sellest alampalgast, siis inimene saabki pool alampalka, aga teeb 75% tööd selle eest. Aha. Kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? Keskkond on väga lai mõiste. Et ka vaimne keskkond ja kõik, et ma ei saa nagu aru, me oleme kogu aeg kõiki asju teinud tegelikult keskkonna arvelt. Küll aga ütlen ühte, et väga strateegilised ja olulised asjad, riigikaitse praeguses hetkes, see tuleb välja võtta sellest riigihanke seadusest, nii nagu soomlased teevad, kui on vaja, me teeme ära. Aga see tilulilu, mis sa siin teed, see teenda seda riigihanget, aga riigihankega me saame alati kõige odavama, mis ei tähenda, et parima lahenduse. Selge.